Nii, tere tulemast veel kord siis sellisesse info pooltundi, kus me räägime Fontese heaolu lahendustest. Tõtta öelda on tegelikult juba umbes 4 aastat, kui me oleme siis koondanud heaoluga seotud lahendused ühtse nagu keskuse alla, me nimetame seda niimoodi. Ja just seetõttu, et erinevad spetsialistid siis panustavadki nendesse erinevatesse lahendustesse oma kompetentsi läbi. Ja täna siin räägime 3 peamisest. Võib-olla mine sa tea 3 kõige põnevamat, 3 kõige uuemat. Mina, Jutta Palmeeri, mina räägin koolituste vaatest. Pille Pesti räägib nõustamispaketist ja Liisa Kilk teeb ülevaate päris uuest ja värskest lahendusest heaolu kaardid. Aga läheme siis kohe asja juurde ja esimesena räägin teile sellisest põnevast väljaõppest nagu heaolusaadikute programm. Heaolusaadikute programmi on läbinud juba 2 kursust ja kui te nüüd küsite, et kes need on, siis tegelikult seltskond on kirju. Ja heaolusaadikute väljaõppes on olnud nii personalijuhte, personalispetsialiste, ettevõttejuhte, meeskonnajuhte, koolijuhte, koolidest õppejuhte, kui ka tegelikult mitte üldse juhte, vaid mõni spetsialist, kes on huvitatud heaolu teemasid oma organisatsioonis kuidagi juhtima või edasi viima. Ja seetõttu tegelikult ei olegi meil siin nagu ette näha, et peab olema mingisugune eelnev ettevalmistus, vaid kõige olulisem ongi huvi oma organisatsioonis seda heaolu teemat edasi viia. Ja selles konkreetses väljaõppes on siis 5 moodulit, 4 nendest on teemamoodulid. Esimeses anname ülevaate üldse heaolu käsitlusest, sest ilmselt võib-olla kuulajad teavad, et heaolu kohta on nii müüte kui ka väärarusaamu, kui ka jah, võib-olla selliseid nagu lähenemisi, mis alati nagu organisatsiooni sellist heaolu ei toeta. Noh, a la see, et alati peabki tööl väga hea olema. Aga töö heaolu ei tähendagi seda, et alati on hea ja mugav, võib ka tähendada hoopis seda, et mul on teatud ebamugavus enese rakendamisel näiteks või millegi uue õppimisel. Ja sellest me esimeses moodulis räägime. Teine heaolu keskendub juhi rollile, mida juht saab teha, mis on tema roll heaolu tagamisel. 3. moodul vaatab siis organisatsiooni ja töötaja kogemust, kuidas organisatsioonis uurida heaolu ja millised võimalikud lahendused on. 4. moodul räägib siis sellest, et kui juba on asjad võib-olla siis läinud ikkagi kehvasti. Eelkõige siis stressi ja läbipõlemise ilmingud näol. Ja 5. moodulis on siis võimalik osalejatel esitleda oma projekt. Projekte on olnud erinevaid, alates sellest, et uue kontori sisustamine töötajate heaolu silmas pidades kuni sinnamaani välja, et strateegiline vaade oma meeskonnas või organisatsioonis heaolule. Sel aastal oleme võtnud natukene teise lähenemise, meil on kompaktsemad 2 koolitust, kus me oleme need teemad kokku võtnud, aga üldiselt nii nagu on kõikide Fontese koolitustega, et need, mis meil on kalendris avatuna väljas, seal on võimalik siis osaleda avatud gruppides, kui ka neid tellida siis endale organisatsiooni sisse. Ja seal me võtame siis sellise rätsepa lähenemise, et vaatame, mis on need vajadused, ootused ja paneme need teemad ja tükid siis vastavalt selliselt kokku. Ma hüppangi korraks siia nüüd järgmise koolituse juurde, mis kohe-kohe on tulemas, 18. aprill, kus me olemegi kompaktselt kokku pannud siis ühte päeva selle juhi vaate, mis on selle juhtimise võtmetegevused heaolu suurendamiseks. Pille Pesti ja Piret Jamnes avavad seal sellist uut vaadet juhtimisele, selline nagu talendi nõustajalik vaade ja tehakse läbi üks konkreetne ka harjutus isiksuse profiili ja tööülesannete sobivuse hindamiseks job crafting, mis on meie koolitustel väga selliseks tõhusaks ja populaarseks tööriistaks osutunud.
Siis teine, mis on tulemas mais ja seal me vaatame töötajakogemuse teemat ja heaolu teemasid nagu käsikäes ja seal on töötajakogemuse teemat avamas siis meie oma Fontese Kadri Sooborg, Aatik ja võtame ka need uued heaolukaardid kätte ja analüüsime siis, need osalejad saavad analüüsida oma organisatsiooni töötajakogemust nende abil. Siit korraks tagasi veel hüppan selle juurde, et lisaks sellistele nagu põhjalikematele töötubadele on meil ka sellised lühivebinarid. Siin on praegu sügishooaja webinarid kirjas, kevadhooaja omad on juba olnud, aga jällegi neid lühivebinare on võimalik siis ka organisatsiooni tellida. Need on eelkõige siis seotud emotsioonide juhtimisega, näiteks juhi psühholoogiline vastupidavus, läbipõlemise riskid ja tulemas on uus kunstiteraapia töötuba 2 vaatest lähtuvalt. Eneseanalüüs läbi kunstiteraapia ja meeskonna vaade ka läbi kunstiteraapia. Sellest kohe-kohe lähemalt tuleb ka info meie kalendrisse. Koolituste teemadest annan nüüd üle sõna Pillele ja saad rääkida nõustamise paketist. Ja tervist minu poolt ka kõigile. Heaolu nõustamise paketid on siis ka üsna nagu uudne pakend ja olemas olnud juba nagu teenustele ja mõeldes eelkõige inimesele, kes soovib panustada oma heaolusse ja samas tegeleda sellega individuaalselt, nii et on selline mentori, konsultandi tugi ka pidevalt paralleelselt olemas ja oleme mõelnud nii juhile kui töötajale ja kestvus siis selle enda heaoluga fookuses hoidmiseks on 3 kuni 6 kuud. See sõltub loomulikult sellest, et kuidas sul endal on nii motivatsiooni ajaga kui ka mis teemaga on tegemist. Ja loomulikult on konfidentsiaalsus siin ka on olulisel kohal. Ja kui mõtled, et miks nagu võiks sellise tervikliku heaolupaketi peale mõelda, siis mõned näited, et kui näiteks on selliseid stressi või läbipõlemise ohumärke, oled märganud, soovid neid paremini ära tunda ja ka midagi ette võtta, siis on ka võimalus saada praktilisi tööriistu nii selleks kui ka teisteks teemadeks, et oma heaolu eest seista. Ja näiteks saab ka analüüsida, kuidas on nagu oma energiavarudega ja oskustega siis neid paremini juhtida. Vajadusel koostad lood enda isikliku heaolu tegevuskava ja asud juba esimeste sammudega teele ja saad ju edaspidi ka jätkata. Võime teise slaidi võtta, kus on nagu need 3 põhilist astet ära toodud, millest see nagu koosneb. Meil on 3 kohtumist konsultandiga. Alguse saab sellisest väikesest tutvusest intake-vestlusest, kus saad ka nagu uurida, et kas see ikkagi on sulle või on midagi muud, mis paremini võiks aidata või läheme siis teele. Siis esimene kohtumine on kraadimine, piltlikult öeldes, et kui täis sinu tass hetkel on ja sa saad seda hinnata on ju subjektiivselt ise ennast analüüsides ja lisaks juurde siis objektiivse meetodina on isiksusprofiil, mida me aitame sul ka lahti mõtestada ja sealt välja noppida, mis just heaolulised nii riskikohad kui ka sinu tugevused ja ressursid on, mida saad ka edasi kasutada. Ja teise kohtumise kese on selline eesmärgi paika panemine, võib-olla jõuab sellega juba esimesel kohtumisel alustada, aga kindlasti teisel ja eesmärgist lähtuvalt siis tegevussammude kokkuleppimine ja selline tegevuskava koostamine, et mis aitab sul siis edasi oma heaoluga edasi minna, mida just vajad
ja kolmas kohtumine on siis mõeldud selleks, et vaadata tagasi nendele esimestele sammudele, mis sealt tegevuskavast juba ellu viidud on, kas tekkis mingeid takistusi, siis saab kohandada plaani ja muidugi saab ka vaadata edasi, et mida võtta kaasa, mida veel juurde on vaja ja lõpus ka selline follow-up kohtumine on võimalik, mille siis saab enda konsultandiga kokku leppida, et veel korra tagasi vaadata, et kuidas on läinud ja kas oleks midagi veel juurde vaja küsida või uurida. Et see on selline ülevaade, et kui huvitab, saate veel ka juurde küsida, et mis täpsemalt võimalik on, igatahes selline individuaalne enda heaolu heaks sammude tegemine. Võib-olla isegi lisan siia ka seda, et eriti soovitame siis mõelda, kui siin näiteks on praegu seltskonnas on personaliinimesi, et siis oma organisatsioonis näiteks nende juhtide peale, kes on eriti sellise ratsionaalse ja eesmärgistatud mõtteviisi ja tegutsemisviisiga, et see protsess on niimoodi üles ehitatud, et ta seab eesmärgid ja jälgib ka nende eesmärkidele jõudmist. Ehk et kui me kõik teame, et mõndadel võib olla hirm selle ees, et see nõustamisprotsess jääb kuidagi selliseks pehmeks ja häguseks nii-öelda, et siis olemegi selle heaolu nõustamise niimoodi disaininud, et ta oleks piisavalt selliselt tõesti loogiliselt eesmärgistatud osaleja jaoks. Jah, et tal on kindel struktuur, kindel kava ja samas on ka seda paindlikkust arvestades on ju osaleja vajadustega, ja oleneb ka teemast palju. Jah, ja seda on praegu siis tellinud tõesti organisatsioonid, eelkõige võiks öelda Pille siis juhtidele, kuigi on ka spetsialiste on nende klientide hulgas, kes siis kas tunnetavad mingisuguseid märke sellest, et neil on põhjust oma heaoluga tegeleda, või siis on ikkagi juba tugevad ilmingud selleks, et see tööjõudlus ikkagi püsiks, on vaja tegeleda tugevalt oma heaolu profiiliga. Ja tõsi, et vahel on ka see tõesti on ju keegi teine kõrvalt, näiteks hea HR inimene, kes märkab ja võib-olla küsib ja pakub võimalust siis tegeleda. Hea küsimus tuli, et kas taolist nõustamist saab teha ainult näost näkku või ka distantsilt, näiteks veebi teel? See on kokkuleppel mõlemat pidi võimalik, et tegelikult ka oleme teinud kombineeritult, et inimesed vahel eelistavad näiteks alustada kohapeal kohtumisest ja siis edasi liikuda veebis, aga on võimalik mõlemat pidi, jah. Liigume siis kaartide teema juurde ja Liisa, sõna sulle. Jaa, aitäh. Fantasy heaolukaardid siis. Et kõige lihtsamalt öeldes on Fantasy heaolukaardid selline praktiline tööriist, mille abil kaardistada organisatsiooni, aga miks mitte ka mõne üksuse või meeskonna heaolu hetkeseisu või heaolu seisu konkreetses ajahetkes ja saada siis teada või paika panna need ka konkreetsed edasised sammud, mida on vajalik teha. Need kaardid koosnevad küsimustest, seal on 55 küsimust, mis katavad ära indiviidi heaoluga seotud laialdaste tegurite kogumi, mis siis mõjutavad seda inimest just töökeskkonnas. Ja meie see metoodika või põhiidee toetub Gallupi 5 heaolu aspektile, mis inimese heaolu tervikuna mõjutab. Ja me oleme need asetanud organisatsiooni konteksti ja neid heaolu aspekte on siis 5. Kokkuvõttes öeldes, et sellised, kui inimesel on positiivsed sotsiaalsed suhted, turvaline finantsseis, ta on
füüsiliselt ja vaimselt terve, tema selline ümbritsev keskkond on mugav ja hea ja ka tema õppimine ja areng on tagatud, et siis on inimene õnnelik või siis on tal võimalus olla õnnelik ja ta on igati rahulolev ja et kellel on ka siis ressurssi anda maailmale midagi tagasi. Ja kui me siit edasi mõtleme, et siis tööaeg moodustab inimese elust nii suure osa ja see saab kõikides nendes aspektides tohutut mõju avaldada, et seega organisatsioonidel on selline suur vastutus ja mõjuhoovad. Ja tulemuseks, kui heaolu on paigas, et siis on võimekas inimene, kes tegutseb nii ühiskondliku kui ka organisatsiooni arengu ja edu nimel. Ehk siis kõik võidavad. Ja kui tulla veel tagasi konkreetsete kaartide juurde, et siis need ongi, nagu öeldud, 5 teemakategooriasse jaotatud ja neid kaartide ladumise või läbitöötamise etappe on meil hetkel 6, mis on sellised soovitavad, et jõuda siis sellele konkreetse tulemuseni, aga seda protsessi on võimalik kas siis lühendada või enda vajadustest lähtuvalt ka mugandada. Ja ajaline kulu on ka tegelikult hästi individuaalne, et olenevalt sellest, et kui palju või kui põhjalikult soovite arutleda, mõelda ja tõlgendada. Ja see tulemus on siis, seal on mitu tulemust, võib-olla nagu 2 kõige olulisemat on see, et see nii-öelda jah-vastustest koosnev tulp, mis tähendab siis, kus siis selgub see organisatsiooni selline väärtuspakkumine või mis on nagu praegu hästi, mis seda heaolu mõjutavad ja teiseks siis reaalsed sellised sammud või tükid või aspektid, mis täna puudu on, aga mille siis ärategemine kõige suuremat mõju avaldab siis organisatsiooni inimeste jaoks. Ja see, ütleme nagu see, et organisatsiooni heaolu on nii-öelda maksimumis, kui kõikidele küsimustele on vastatud jah. Aga kuna organisatsioonid ja inimesed on erinevate vajadustega, et siis tuleb ikkagi silmas pidada seda, et mis on need kõige teie sellist heaolu mõjutavad kõige tegurid, mis on just teile oluline ja mis kõige suuremat väärtust pakub. Need küsimused on esitatud kas-vormis ja kas kõigi töötajate või organisatsiooni vaates. Et see on eneseanalüüsil põhinev ja seetõttu on oluline olla enda organisatsiooni inimeste vastu aus. Ja samuti see eeldab seda, et seda teada, milliste mõtetega, mis ootustega, vajadustega, tunnetega inimesed organisatsioonis on, et mida nad nagu vajavad ja mõtlevad. Et võib olla siis vajalik eelnevalt nendele kaartide ladumisele viia läbi kas mingi küsitlus või siis intervjueerida inimesi. Aga et see heaolu alustala on ka see, et inimesi, et juhid ja meeskonnajuhid tunnevad ka oma inimesi. Et see on siis selle nagu eeldus. Või siis ma lisakorraks ütlen vahele ka seda, et või siis variant on, et kui näiteks keegi, kes fasiliteerib seda vestlust, kasutab neid kaarte, aga tema vastas on siis inimesed või grupp inimesi, kes siis seda organisatsiooni või meeskonda tunnevad. Just. Ja kokkuvõtteks jah, et kõigil inimestel on õigus tunda rõõmu oma tööst ja olla nagu tööl, tunda seda heaolu. Ja meie Fonteses tahame, et ka kõik organisatsioonid saaksid selle heaolu need tegevused lihtsalt ja kättesaadavalt välja siis kaardistada või välja otsida, et siis ka saavutada seda heaolu võimalikult lihtsasti. Et see ongi nagu hästi selline konkreetsete sammude paikapanemise meetod. Et mis, jah.
Korraks lisan veel siia ka, et kust see mõte tuli, et kui me klientidega rääkisime, et siis ühe murekohana toodi välja seda, et loomulikult peab organisatsioon ju tegema teatud valikuid investeeringute osas, kas ajaline või rahaline investeering, eks. Ja et kuidas neid valikuid teha, et seetõttu üha rohkem siis kasvas meil see mõte, et see on abivahend selleks, et kas mõõta seda, täpselt nagu Liisa praegu ütles, et mis on juba hästi, mis on väga tugevalt osa väärtuspakkumisest, või siis tuvastada seda osa, et mis on küll suure mõjuga organisatsioonis, seal on meil ka need vastuskaartidena on ka mõju, et kas suur mõju, väike mõju, et sellele organisatsioonile strateegiliselt on mingid teemad on suure mõjuga, aga on näha, et need on praegu vähe kaetud, et siis tõenäoliselt on need mingid teemad, millele tuleb tähelepanu osutada. Siis veel omakorda üks dimensioon on veel see, mis ka jälle annab selle aluse valikuteks, et kas need mingisugused tegevused on võimalik nagu kohe ja kiiresti ellu viia, selleks on olemas juba näiteks kas mingi ressurss või eeldus, või vajab see pikemat planeerimist ja suuremat ka ressursi planeerimist. Et need vastuskaardid on ka jälle olemas, et kas on nagu väiksema ressursikuluga või suurema ressursikuluga. Et lõpuks on põhimõtteliselt, et kui need nagu sammud ära teha, et siis sealt kooruvad välja need peamised teemad, millega on oluline siis kas selles meeskonnas või organisatsioonis edasi minna. Jah, ja tõesti, et kas seda siis kasutab siis näiteks meeskonnajuht või personaliinimene või keegi teine näiteks coach'ina või töötoa fassilitaatorina, et vahet pole. Ja nagu Liisa ütles ka, et ei ole oluline, kas kõik need etapid ja kas kõik kaardid läbi teha, vaid võib valida ka näiteks ühe konkreetse valdkonna, nagu siin on öeldud, et need viis valdkonda. Ja seda veel võib ka lisada, et tõesti ta saab ise on ju organisatsioonis, tiimis läbi viia selle kaardistamise ja samas oleme me ise ka valmis on ju tulema koos kaartidega ja läbi viima sellist töötuba, kas tiimile või siis organisatsioonile, inimestele, kes näiteks disainivad heaolustrateegiaid või tegevuskavu, et siin on erinevad võimalused. Jah, vaat see väga hea just, et täpselt, et nagu meil üks töötuba, mis on nüüd mais tulemas, ma korraks hüppan siia hopsti tagasi ka, et näiteks selle mai töötoas, kus me juba räägimegi nendest töötaja kogemuse põhiprintsiipidest ja püüame ka siis neid kaarte kasutades võib-olla mingisuguseid kas valukohti või võib-olla juba mingisuguseid väärtuskohti selles meeskonnas või organisatsioonis tuvastada, et seda sama lähenemist on võimalik siis ka konkreetselt organisatsioonis rakendada. Hea küsimus. Märkasid eesti keeles või inglise keeles? Praegu on eesti keeles, küll aga töötame selle kallal, et ka inglise keelde need kaardid saada, nii et püsige lainel ja et hetkel tõesti eesti keeles. Nii, kas on praegu kohe veel küsimusi? Et nagu öeldud, et kes tahab, võib jääda veel liinile arutamaks ja veel küsimuste küsimiseks. Et siis sel juhul olete teretulnud siis ühendust võtma minu, Liisa või Pillega ja lisa uurima, et hea meelega mõtleme kaasa ja mõtleme välja, et kuidas siis teie organisatsiooni jaoks need erinevaid lahendusi kõige paremini tööle panna. Ja nagu öeldud, et slaidid ja salvestuse siis registreerunud osalejad saavad endale ka. Et suur aitäh osalemast ja kohtumisteni! Aitäh!